ma tegin vahepeal TikToki, hakkasin TikTokis videoid tegema. No mis ma tegin? Vanadest videotest panin kiiruse 3-kordse ja seal peab olema püstine kaader ja noh, paras mängimine nende vanade videote ümbertegemisega ja päris populaarseks läks ja tulid ka kommentaarid ja näed, kuidas inimesed, noh, mõni on selline ilma profiilpildita, mingi X nimega ja et saaks sulle halvasti öelda. Ja sa ei oska nuga käsitleda, sa ei oska lõigata ega midagi ja ma siis vastan, et jah, tõepoolest tunnistan, ega ma ei ole mingisugune spets, et ma plaanin isegi vastava koolituse võtta. Siis see sama vend kommenteeris, pole sa mingi gurmeekokk. Ma siis vastan, ega ma pole väitnudki, et ma gurmeekokk olen. Ma olen lihtne tavaline inimene. Aga võtta inimestel on see, saaks sitasti öelda. Aga kui ta nägi, et ma nagu käima ei läinud, siis rahunes maha. Ja nüüd, kui see siin pudiseb ja meil on siin päris kokk, siis kasutame aega targalt ja võtame väikese koolituse. Ma proovin lõigata sibulat. Vaatame, kuidas see õnnestub ja siis näita, kuidas peab. Et nüüd sa oled lõiganud mõlemad otsad ära, muidu vist lõigatakse, või vahet ei ole, et ei lõika teda lõpuni, jah? No oletame, et niimoodi teen, võt ma niimoodi, et ikka näha ka on. Noh, suvaliselt muidugi need asjad käivad. Vot ja siis on ka 2 varianti. Kas lõikad niimoodi või saed? Noh, ma tahaks kangesti saagida, nagu sina saed, aga kuule päris hästi. Tuleb väga hästi välja. Aga vot näed, jäävad siia, vot mille peale see mulle ütleski. Mul jäid noa külge sibulad ja siis ma lükkasin vahepeal sinna kaussi ja siis jälle lõikasin ja siis jälle lükkasin kaussi ja siis see ärritas seda venda. Jube kurb. Jah, jube kurb. Aga sul tuleb ju väga hästi välja. Tegelikult väga hea nuga on, tuleb välja, et ma ei olegi mingi. Vaata, sealt hakkab asi pihta. Siis ma olen näinud, aga kuule, tõesti asi on noas. Et nuga peab olema terav ja sellega saad kohe mõnusalt lasta, et sul on kuubikviil. Jah, kuule, aga oota, lükkame, anna üks kauss, lükkame need maha ja näita, kuidas sa lõikad. Vot see oli ka, ma sain riielda, lükkasin noaga sedapidi ja siis ma otsisin, vaatasin, et mis asja, Gordon Ramsay lükkab ka niimoodi, hakkasin Gordon Ramsay videod vaatama, ei lükka. Gordon Ramsay tükeldab ära, siis võtab niimoodi käega ja... nuga on ju kõigis pühatöörist. Mis vahe see on, et ei, et sa võtad mingid puulaastusid kaasa. Puulaastu kaasa on üritad, ega sa ütleme, hea ju ei ole, vaata tegelikult. Sõltu lõike lauast ka, et vaata, et ega Aga... sa tegid nüüd praegu sellise avalduse ette, et ega kui sa arvad, ma teen paremini, siis ma väga kindel ei oleks. Kindlasti kiiremini, aga räägi, kuidas tuleks lõigata sibulat. Selle kiirusega on nüüd see, et alustame samast kuubikust. Ja ega selle puhul ongi hästi lihtne mõte see, et sa lõikad sibula pooleks. Miks see lõige on sellise, kui mõistlikum on see, et vaata, ta ei liigu sul ringi, ehk siis selle me hiljem jõuame sinnamaani. Kui sa nüüd tahad osad teevad kartulisalatile siukse korraliku, siukse hästi peene tükelduse, siis tegelikult ei ole vale, kui sa teed niipidi ka sisse lõika. Et sellisel juhul saad sa nagu väiksemad kuubikud siit kätte. Nüüd, jah, see lõige sul väga õige, et sa lähed siit läbi, eks ole, lõikata hästi võrdselt lahti, et sellised ühesugused tükid tuleksid. Tagumise otsa jätad siuke paar millimeetrit kokku. Ehk siis... Oota, sa tingimata sedasi, et algul sedasi, kuidas ma ütlen, pikki soont ja siis niimoodi. Mitte vastupidi, et sedasi triibutada ja siis niimoodi. Jah, ütleme niimoodi, et sa oled need kohad, kus sa selle juure ja selle peast ära lõikad, siis niipidi on sul lihtsalt mugavam lõigata. Peast juurikani. Just, ja vaata siis, kuna see sibula kiud jookseb niipidi, teed veel siit selle lõike ka, siis ta tuleb vähe ühtlasem kuubik. Nii. Lõppu osetad kokku ja alati siis ka seda, et kui sa niipidi lõike teed, siis kõigepealt tee see niipidi lõige ära. Et kui sa need juba oled sisse tõinud, siis on jube kehv lõigata. Okay. Ja nüüd, kui rahulikult tehes, siis sa lähed siia peale ja tuled siit niimoodi. Ja tegelikult näed, selline ilus, ma ei tea, nimetame rosoilia kuubikuks seda siis. Ja nüüd see viimane tükk jääb alati.
sellega tegelikult ei olegi muud asja, kui lähete ka peale ja tükeldada lihtsalt peenikseks ära, et ega siin nagu nii-öelda ja noh, siis ma võite, et enam-vähem sihuke ühesugune. Nüüd need teistpidi, sa tegid siis poolrattad, võib teha niipidi, ehk siis ma teen praegu seda niipidi, lähed siit üle, eks ole, ja tegelikult lõikad sellised ilusad, peened rattad. Lõpuosa, sellega on täpselt see, et võtke rahulikult, ei ole vaja üldse kahe vahele, tangide vahele. Oled igasugust sibula hoidjad ka, vaata, mis sa paned peale. Aga sellega on nagu see oht, et kui ma lõikan kätega, mul on nuga, mul on tooraine, ma kontrollin seda liikumist, aga kui mul siin veel mingisugune asi on käes, siis tegelikult hästi keeruline. No, see on nüüd siis see. Nüüd, seljanka sõbrad, see on kuubik, see on siis poolratas, viilud. Sa ei lõika niipidi, vaid sa lähed niipidi. Ja mingil kummalise põhjusel, kui ma teen endale mingit toitu kodus, siis mina lõikan sibulat alati niipidi. Ja asja vahe on siis see, et tegelikult näed, ta tuleb siuke mõnus. Seljanka sisse peaks ka tegelikult originaalis käima täpselt sellised viilud, mulle kunagi koolis õpetati. Ma algul vaatasin, ei saanudki kohe pihta, et mis siin nüüd erinevus on, aga nüüd ma saan aru, et need on lõigatud sedasi. Just. Ja see on lõigatud sedasi pikki taas peast juurikani. Jah, pikki sibula kiudu. Aga noh, ütleme niimoodi, et ega see sibul on nagu ta on, aga see lõikamine ka siis, et sa tuli, tead mis, ma teen sugu testi, võta see nuga. Et see on nüüd šef, ehk siis peakoka nuga, see on santoku. Nii. Mina ütlen, et santokuga on lihtsam lõigata, aga proovi. Proovi selle santokuga lõigata ja tegelikult saad sa tunda kätte, kumb tundub mugavam nagu. Nii, ma proovin siis sedasi. No vot, tahaks saagida, aga samas tahaks ka niimoodi lõigata. Jah, ega tegelikult kas on vahe või ei ole vahet? Ega tegelikult loeb ju lõpptulemus, lõigatud saab. Sa saad need viilud ilusti kätte, aga ütleme, mis on põhiline, mida ütleme siis mind kunagi sajandi alguses õpetati, isegi eelmisel sajandil ma võin öelda, siis see noa ots jääb sul laua peale ja sa üritad teha seda nagu siukest. Ta on nagu, ütleme, et see nuga on nagu natukene lühike, ma pean tõstma teda nii kõrgele. Ta on laiema teraga. Et pika nuga ma ei tõsta nii kõrgele, nagu mulle tundub. Või räägi sa, mis ma siin tunnen? Seal on tegelikult sul nagu see tunnetus on õige. Šef on natukene siledama teraga. Vot see on see, mis ma enne rääkisin, et ma lõikan ja siis see jääb siia tera külge ja kukub mul siia poole või see pole üldse oluline, las kukub. Eks ta natukene segav faktor on, aga ütleme nii-öelda. Kas on selliseid nugasid, kus nii libedad, kus ta ei jää siia kinni? Ei ole mina nii libedaid nugasid näinud, et tegelikult see on täitsa normaalne, kui sa võtta sibulas on see mahl sees ja kui sa hakkad seda lõikama, et natukene mängib seal võib-olla kiirusrolli, aga tegelikult kui ta kukub sinna, veits ebamugav, aga ta teeb oma töö ära. Et kui me võtame siit sama selle, ütleme, klassikalise selle nii-öelda santoku, mulle meeldis see rohkem. Ma lähen siit sellega niimoodi lähen üle ja tegelikult, ma pean nõustuma praegu sinuga, et mulle üldiselt meeldib santoku rohkem. Miks ta mulle meeldib? Ta on laiema teraga, kui ma kuskil teda tõstan. Aha. Jube mugav. Et see on see nii-öelda. Aga jah, see noa liikumine, ma näitan ka sellega ikkagi, ta on pikema teraga. Just. Sa jätad ta siia laua peale ja ta liigub sul, ehk siis see raiumine, aga sa üritad ta liikuma saada. Et natukene siit, paneme nii pidi. Siis on lihtsam teda liigutada edasi. Ja need, ütleme, sõrmed, need tulevad hiljem juurde, et teda alguses on mõistlik hoida eemal. Aga ideaalis nuga liigub vastu neid nukke. Ja sul on näpud juba ära, minu näpud on ära painud tahapoole. Kogu selle pealt lähed ja aga pidage meeles, nuga peab olema terav. Kui on nuga nüri, siis neid kõiki asju on jube keeruline ja ohtlik teha. Näita porganditrikki ka. Teeme siis porgandiga, teeme vahepeal sibula. Täna korraliku sibula suppi õhtul teha. Meil on siin nii hea puljong, lihad võtame välja, siis kühveldame sibulat sisse. Sibulad veinipuljongis. See võib väga hea olla. Sibulasupp ju tehaksegi veini baasil. No vot. Me saame siit veel siukse sibulasuppi, et see ribi võib olla. Poodi juustu järele. Nii, aga tegelikult näita, kuidas sina porgandit tükeldad. Teeme seda niipidi. No teeme nii. Teeme, mida me teeme. Ma lõikan kõigepealt siit ühe selle ära ja siis on ta mul siin maas. Just. Ja siis lõikan ta vastavalt. Ma teen teda, ütleme, suht primitiivselt ja küll ma lõpuni ei lõika. Siis ma teen ka niimoodi, aga nad kipuvad ära libisema. Vahel ma
lõikan täitsa, võtan nad ette niimoodi, panen siia ja võtan ükshaaval niimoodi, lõikan nad. Kusjuures ütleme nii, et vaata, mida nii-öelda perfektsemat tulemust sa tahad, siis ega see, noh, ütleme siukene 1-2 kaupa, noh, 3 kaupa ongi mõistlikum lõigata, sest ega see porgand libiseb. No niimoodi nüüd ma üritan siin neid pundis koos hoida, et siin sõrmenukki teema nagu, ma panen rõhku nagu sellele, et need oleks koos. Ja, see on väga, sul on väga head tehnikat selles mõttes. Kuule, noh, tead, esiteks ma ei ole kokk ja mul on ainult kogemus. Jah, aga see kogemus räägib enda eest, sest et noh, see kuubik, just see sama, vaata see lõige. Kuubik on iseenesest ilus. Väga ilus on, ma räägin, et siin me saame... Hakka või müüma. Kui kellegi on suur porgandi kuubikut, siis teab, kelle poole pöörduda. See lõige, mis sa siin alguses teed, ehk siis see sama lõige, see on tegelikult hästi õige, sest ta ei või libise, mul on paigali. Jah. Nüüd, okei, sina tegid kuubiku, mis ma teen? Ma teen siis ribasid neid. Et ma lähen siis ka siit läbi või noh, teeme seda siis julienni. Ja noh, lähme siit üle. Jälle see nii-öelda, mida rohkem sa nuga tunned, seda õhemalt sa lõigata saad seda. Ma küsin vahepeal, sina kui koka kogemusega, mina olen mõelnud, et need juurvilja tükeldajad, mis kuubikuid teevad, kas seal on 2 tera? Jah, üks teeb seda, see teine teeb seda. Sealt lähebki, üks on esimene see, noh, sama siin kartulikuubikud ja porgand, kõik on sellega nii-öelda. Nüüd sõltub nüüd sellest, kui ilusti teha tahad. Kui tahad niisugust väga ilusat asja, siis tegelikult noh, lõikaks õigesse mõõtu sama pikkusega. Teeme laisa inimese versiooni. Teeme niisugust kodust varianti. Pärast teeme kunstiga. Nii, et üldiselt näed, ja kui ma nüüd siit lähen, siis tegelikult, noh, mulle see poolünite lõige mingi põhjusel meeldib. Ma saan tegelikult sellise hästi mõnusa pudru ja noh, tegelikult ju kuskile toitu sisse väga ilus. Nüüd tahaks veel korralikumalt teha, et noh, ma ei tea, noh, võtame mingi mõõdu, no ma ei tea, võtame suuruse, vaat enne sa tegid mitusada varianti, paneme siit 200 lihti, teeme siis sellised, mõõdame siit ära, eks ole, et oleks sama pikk, siis paned niipidi ja siis hakkad siit minema, noh, nii, ja lähme siit siis niipidi. Ja siis sa siit saad niisugused ju, vaata, need hakkavad nagu natuke keerduma, sa võid nüüd jäävette korraks panna, no siit mida see teeb? Teed ta krõmpsumaks, et vaata, kui sa teed, ütleme, noh, enamasti ütleme siukest julienni, kas siis mingisuguse kiire voki puhul kuskile salatisse, noh, päris niisama, noh, annad talle kiire planša kuskile toidu kõrvale, noh, üldiselt, noh, ma kodus teen porgandit jälle taaskord, kasutan kuskile, siis ega, noh, kuubik on variant, seda ma ei kasuta üldse, ma olen taaskord laisk, mina lähen porgandiga teen niimoodi, ja kui ta läheb mul siis nii-öelda kuskile, noh, ma ei tea. See ongi paras voki sisse selline. Absoluutselt. Voki sisse. Ja seda saab ka peenikesest porgandist niimoodi diagonaalis lõigata, sa saad korraliku piilu. Ta teeb ilus ja kogu porgandi tekstuur on paista. Et selles mõttes, noh, ja noh, porgandi ratta puhul, no aga siin on näidata midagi, et noh, lähed siit üle ja lõikad, et siin ei ole. Ma tean, mul ema tegi sülti, siis ta alati tegi seda, siit tõmbas vaata need juured välja, need lillekesed. Ja. Ma olen ka teinud. Mitte üksi sülti, vaid Räim-marinadis ka lõikanud, et siuksed lillekesed, aga nüüd ma tegin vabariigi aastapäevaks praetud Räime marinadis, siis on mul selline mandoliin laineline, ühtpidi, teistpidi, siis tulid võt sellised augulised rattad, ka väga kenad. Et sellega ütleme jah, et porgand on niisugune tore tooraine, millega saad nagu hästi palju mängida, noh, ega siin kange, ütleme, näitan selle kangi ka ära, et vaata, kes teevad siis, kes on porgandisõbrad, kes suvel tahavad siis teha nii-öelda seda ilusat tipikastet, et ega tegelikult seal muud trikki polegi. Põhjus mõttes, et üritad enam-vähem sama selle mõõdu kätte saada ja noh, ütleme, kui sa tahad ilusat, siis tegelikult sul on üks nii-öelda see mõõduasi ees ja siit lähed, noh, ei pea nii tegema, noh, lõikad rattad, porgand on porgand, aga noh, hästi palju toredaid erinevaid kujundeid on meil siin nüüd. Nii, selline väikene käelise osavuse koolitus oli meil täna. Aga kirjutage, mis nõkse te veel tahaks näha. Ma ei tule praegu selle peale, aga kindlasti Tarmo teab. Kirjutage, mis töövõtteid te sooviks näha. Ma näitan sulle siin ühe triki veel. Nii. Küüslauk. Laiaks. Just. Ja selle küüslaugu laiaks tegemisega ongi nagu see, et noh, idee poolest küüslauk töötab ju samamoodi, et kui ma tahan neid väikseid kuubikuid, siis ma teen selle sibula mõtte, et ma lähen siit läbi, eks ole. Noh, tipikastmetes ma teinekord viitsin jännata sellega.
lähed siit läbi, noh ja samamoodi saad selle nii-öelda ilusa peenikese kuubiku. Aga kui sa nüüd küüslauku kasutad tavaolukorras, siis miks sa teed seda, eks ole? Nii. Ta on lapik, ta on jube hea lõigata. Ja. Et seal ongi nagu see, et ümmargust asja on jube keeruline. Surud talle peale, teed ta ära. Margus Tallinn Kotlerist rääkis, et sellega võid omal kalli noa ära rikkuda, et sa pead olema nagu ettevaatlik, et noh, lihtsalt vajutad noa kõveraks. Jah, ma tahaks loota, et jaapanlane on nii tugeva terasega, et ei tohiks nagu minna, aga Kõik Margusega mina ei vaidle.